Maailmas on ligi 7000 keelt ja peale mõne erandi ei mõista ma neid. Inglise keelt olen õppinud kogu elu, aga ei taju seda ikka piisavalt hästi, et näiteks selles keeles luuletada. Ma saan aru küll, aga sellest ei piisa, et tabada kõiki peensusi ja erinevaid stiilitasandeid. Eesti keel on minu meelest elus. Ta tahab olla lauldud ja luuletatud, räägitud ja röögitud, sosistatud ja sisistatud, naerdud ja nutetud. Vahel poeb ta nurka ja ajab sõrad vastu, välismaalasel pole teda kerge õppida. Eesti keele rääkijaid, ka lapsi, on pandud nurka soola peale põlvitama, neid on matsideks materdatud, alamateks arvatud, orjadena müüdud ja hurdakoerte vastu vahetatud. Meie ammused isandad, need vaesekesed, ei näinud ette, et meie keel tõuseb koos rahvaga tuhast, et tulevikus sünnib ta suurte sekka, ülendatakse riigikeeleks, on vabariigi põhiseadusega kaitstud, saab üheks maailma palju tõlgitud kultuurkeeleks, on igal elualal ja igas olukorras väljendusrikas ning palavalt armastatud. Vaatamata oma mahlakale maalähedusele on eesti keel suursugune ja peenetundeline. Ta kannab regilaulu kaudu 1000 aastate tarkust ja on alati olnud vapper, visa ja võluv. Ajakirjanikuna töötan ma iga päev keelega. Sõna on mu töövahend. Eesti keel on mu töövahend. Ilmselt ei teadvusta televaataja tihti, kui palju aega kulutab ajakirjanik, et leida just see kõige õigem eestikeelne sõna, mis iseloomustab konkreetset juhtumit või nähtust parimal viisil. Väike möödalask sõnakasutuses võib viia vaidlusteni asjaosalistega ja lõppeda isegi kohtus, kui loo autori sõnastus tekitab vaatajas valesid seoseid. Ajakirjaniku sõnakasutus peab olema täpne, hoolikalt läbimõeldud ja kõigi jaoks üheselt mõistetav. Eesti keel on selge. Eesti keel on paindlik ning kohaneb aja ja vajadustega. Meditsiinis kasutame tihti keerulisi termineid ja väljendeid, mida patsiendid ei pruugi alati mõista. Seetõttu on oluline rääkida võimalikult lihtsas ja arusaadavas keeles. Näiteks võib sekretolüütilise toimega asemel öelda röga lahtistava toimega. Suposiit asemel on lihtsam kasutada terminit ravimküünal ja näiteks riniidi võib asendada üldkeelest tuttava sõnaga nohu. Samamoodi on hüpertensioon lihtsalt kõrge vererõhk ning gastriit tähendab maolimas kestab põletikku. Kui arst või apteeker suudab keerulisi termineid patsiendile arusaadavalt selgitada, tunneb patsient end kindlamalt. Eesti keeles on võimalik keerukaid mõisteid lihtsalt ja selgelt kirjeldada, et muuta oluline teave kõigile arusaadavaks. See näitab, kui kasutajasõbralik meie keel tegelikult on. Eesti keel on elujõuline. 60ndate alguses, kui Tartu Ülikoolis hakati põhjalikumalt õpetama tõenäosusteooriat ja matemaatilist statistikat, tekkis vajadus erialaterminite järele. Esimesena võtsime arutelu aluseks kõigi uuritavate objektide hulga. Seda nimetatakse erinevates keeltes populatsiooniks või universumiks. Oli see siis linnaelanike hulk või näiteks jõudluskontrolli puhul lehmade hulk. Meile need terminid kumbki eriti ei meeldinud ja peale arutelusid mõtlesime välja sõna üldkogum. Uuritavaid konkreetseid objekte nimetati erinevates uuringutes toona väljavõtukogumiks, ka võendiks. Lõpuks jäime valimi juurde ja sellest tuleneb ka valimkeskmine, valikuuringute teooria. Meile tundus, et need sõnad olid piisavad täpsed, sest eesti keel on täpne.